Melatoniin ja kasvuhormoon teevad omavahel mingil määral koostööd öö esimeses pooles. Nad aktiveerivad meie kõige tugevamad immuunrakud, NK-rakud, need on siis natural killer cells nimetatakse. Ja need tapavad kõige hullemaid pahalasi meie sees, et näiteks kasvajarakud ja vähirakud. NK-rakud on need number 1 tugi, mis hävitab neid kogu aeg, et nad ei saaks minna siis tõusta esile, et eos juba tapetakse ära. Hea uuring on, mida nagu hästi palju, mis nagu aitab nagu selgitada, et 94. aastal, kus siis ainult lasti inimestel magada ainult kella 3-st 7-ni. Ehk see aeg, kus sul enam melatoniini ja kasvuhormooni nii palju kehas ei ole, see tähendab immuunsüsteem ei ole nii aktiivne, immuunsüsteem ei tee kaitsetööd enam. Ja siis põhimõtteliselt 72% NK-rakkudest oli kaotatud verest. Ehk 72% läks sinu immuunsüsteem, kõige tugevam immuunsüsteem nõrgemaks. Et külmetushaigus võib tekkida vähesest unest. Uuring oli ka, kus siis võrreldi inimesi, kes siis magasid 5 või 7 tundi, siis need inimesed, kes magasid 5 tundi ainult, nende nakatumise võimalus rinoviirusesse oli 50% suurem. Võrdluses siis 7 tundi, mis oli 18%. Et see nagu näitab ka täpselt, et seal magamise ja haiguste vahel on niisugune lineaalne suhe kohe olemas.